Tere! Mina olen Henrik Salum, olen Gustav Adolfi Gümnaasiumi koolijuht ja mul on hea meel öelda tere tulemast ühe erilise kooli avatud ustepäevale. Ma seisan hetkel siin meie ajaloolise peamaja kapiitlisaalis. See on üks vanimaid ruume siin keskaegses hoonete kompleksis ja on muide üks vanimaid ruume kogu Tallinna vanalinnas. Vanim on märksõna, mis väga hästi meie kooli kohta käib. Me oleme Eesti vanim järjepidevalt tegutsev kool, mis loodi aastal 1631. Te ilmselt suudate ette kujutada, millisel hulgal ajaloolist pärandit, traditsioone, kultuuri ja kultuurilugu on sajandite jooksul siia müüride vahele kogunenud. Me hindame oma ajalugu ja tausta väga ja iga päev, sest me teame, et see on midagi, mis teeb meist erilist. Me väärtustame oma ajalugu ja minevikku, sest me teame, et meie kooli lugu on ühtlasi kogu Eesti hariduse, teaduse, kultuuri, spordi ja muude valdkondade lugu. Aga mineviku väärtustamine ei tähenda ilmtingimata seda, et peaksime elama minevikus. Vähemasti meie siin arvame nii. Gustav Adolfi Gümnaasium ei ole muuseumkool selles tähenduses, et siin käiakse ringi vaikselt, vaadatakse klaasvitriinide taha, et näha, kuidas asjad kunagi olid. Vastupidi, meile meeldib mõelda, et me elame poole kohaga tulevikus. Võtame kaasa kõik väärtuslikku oma ajaloost ja oleme kaasaegsed ning uuendusmeelsed. Seda nii õppekorralduse, metoodika, keskkonna ja laiemas mõistes suhtumise osas. Nagu ütleb meie kooli missioon, loome vaimse silla sajandite pärandi ja unistuste tuleviku vahel. Uue ja vana ühendamisel on kandev roll meie inimestel, meie koolitöötajatel, meie õpilastel. Meile on väga oluline koostöö, avatud suhtlus, kogemuste hankimine ja nende jagamine. Kogemused on midagi, mida siin koolis saab iga päev. Aga tasub ehk mainida, et siin on võimalikud näiteks ka Erasmus+ õpiränded meie Euroopa partnerkoolidesse. Meie koolitöötajad ja õpilased on partnerid ja kolleegid, kes teavad, et parimate tulemusteni jõutakse ikka ühise pingutuse läbi. Nagu ütleb meie kooli visioon, ennastjuhtiv õpilane ja väärtustatud õpetaja loovad koos kooli rõõmu. Te saate kõigest sellest täna natukene osa. Meie gümnaasiumiosa õppejuht tutvustab teile meie omanäolist õppekorraldust. Meie õpilased tutvustavad teile meie põnevaid gümnaasiumi õppesuundi. Õpilasesindus räägib teile oma aktiivsetest tegemistest. Lisaks õppimisele on siin koolis võimalik ennast arendada lähtuvalt enda huvidest. On võimalus oma koolikaaslasi aidata ja toetada, on võimalus päriselt koolielu kujundada. Ja seetõttu saate te täna väikese ülevaatega meie erinevatest kogukondadest, nagu IT-õpilased, robootikaklubi, liikuma kutsuv kool, mentorlusprogramm. Uskuge mind, see on päriselt ka nii põnev, kui see kõlab. Nii et hakkame minema. Rõõmsat avastamist teile! Head õpilased, tervitan teid Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajate toast. Olen Monika Tambik, gümnaasiumis õppejuht ja tutvustan teile üldist õppekorraldust Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Õppesuundade puuvisuaalilt on näha, et alates 2022. aasta kevadest saab Gustav Adolfi Gümnaasiumisse õppima asudes valida 4 valdkonna vahel. Need on keeled ja kultuurid, ühiskonnateadused, loodusteadused ja reaalteadused ning nendest lähtuvalt valida 8 kitsama õppesuuna vahel, milleks on prantsuse keel, rootsi keel, sotsiaalia, ettevõtlus, keskkonnateadused, bioteadused, inseneeria ja arvutiteadused. Gustav Adolfi Gümnaasiumi valdkonna ja kitsama õppesuuna valimisega toetame õpilase individuaalse õppide kujunemist, mis ei pea ilmtingimata tähendama seda, et valides 9. klassi lõpus ära õppesuuna, valib õpilane juba ka tuleviku eriala või valdkonna. Anname tugeva gümnaasiumi hariduse. Sõltumata valitavast valdkonnast ja õppesuunast loob õppimine Gustav Adolfi Gümnaasiumis võimaluse jätkata õpiteed nii Eestis kui ka välismaal,
tunnustatud ülikoolides erinevates valdkondades ja erinevatel erialadel. Gümnaasiumis on õppimine kursuste põhine, kus üks kursus on kokku 35 tundi. Gustav Adolfi gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane kokku läbima 100 kursust, millest 75 kursust on kõikidel õppesuundadel ühtsed. Lisaks neile 96 nii-öelda kohustuslikule kursusele peab õpilane valima vähemalt 4 valikkursust, soovi korral ka rohkem. Kõikides õppesuundades õpitakse süvendatult laia matemaatikat. Riiklikule 14 kursusele on vastavalt õppesuunale lisatud kuni 6 kursust matemaatikat. Õpilaste silmaringi laiendamiseks ja eesti keele riigieksami edukaks sooritamiseks on riikliku õppekava kursustele lisatud kooli õppekavasse täiendavad kirjanduse kursused ning funktsionaalse lugemisoskuse ja eneseväljenduse kursus. Gustav Adolfi gümnaasium on Eesti vanim järjepidevalt tegutsenud gümnaasium ning selleks, et õpilased teaksid laiemalt oma kooli lugu, oskaksid seda väärtustada, läbivad kõik meie kooli gümnaasiumiõpilased GAG ajalookursuse. Samuti on kõikidel õppesuundadel kohustuslik riigikaitse, mis toimub 1 nädalase intensiivõppena, kuhu kuulub ka metsalaager. Õpilased teevad kas uurimistööd või õpilasfirmat 2. gümnaasiumi aastal. 3 aasta jooksul osalevad õpilased erinevates õppesuunaprojektides, et lisaks õpitud teooriale senisest enam juurde tuua praktilist õpet. Viimasel aastal teevad õpilased meeskonnatööna ka õppefilmi. Samuti on oluline digiõppe lõimitud õppe kogu gümnaasiumi õppe vältel. Gümnaasiumis õpitakse vähemalt 2 võõrkeelt, millest üks on kõikidel õppesuundadel inglise keel. Sisseastumisvestlustel räägitakse kõikide õpilastega vestluse esimeses pooles inglise keeles. Ainsaks erandiks on prantsuse keele õppesuunale kandideerijad, kellega vesteldakse prantsuse keeles. Inglise keelt õpitakse süvendatult 2 aastat ning G2 astme lõpuks jõutakse valdavalt kas C1 või C2 tasemele, mis võimaldab sooritada rahvusvahelisi inglise keele eksameid, näiteks C1 Advanced. Teine võõrkeel oleneb õppesuunast või õpilase enda valikust, kuid meie koolis õpetatakse prantsuse keelt, vene keelt, rootsi keelt. Keelte ja kultuuride valdkonna õpilased valivad võõrkeeled koos õppesuunaga. Prantsuse keele õppesuuna õpilased jätkavad põhikoolis õpitud prantsuse keele õppimist ja saavad soovi korral juurde valida vene keelt ja või rootsi keelt. Rootsi keele õppesuuna õpilased alustavad rootsi keele õppimist 0 ja teevad seda 3 aastat süvendatult. Sellel õppesuunal õppides ei eeldata varasemat rootsi keele õppimist. Lisaks saavad õpilased valida vene keelt või siis prantsuse keelt. Kõik teised õppesuunad ühiskonnateaduste, loodusteaduste ja reaalteaduste valdkonnast saavad valida teiseks võõrkeeleks kas vene keele, prantsuse keele või rootsi keele. Valides vene keele õpitakse vene keelt vähemalt 2 aastat. Samuti saab valida juurde kas prantsuse keelt või rootsi keelt. Kui õpilane ei soovi enda teiseks võõrkeeleks valida vene keelt, saab ta selle asemel valida kas prantsuse keele või rootsi keele alates algtasemest ning sel juhul õpib ta uut keelt 3 aastat. Samuti võib soovi korral juurde valida kas vene keelt ja või siis prantsuse rootsi keelt, olenevalt tema teise võõrkeele valikust. Õpilane, kes on põhikoolis õppinud näiteks saksa keelt ja soovib jätkata selle õppimist kohustusliku teise võõrkeelena, võib seda teha kooliväliselt, kuid peab sellisel juhul koolile esitama vastava tunnistuse gümnaasiumi jooksul läbitud kursuste kohta B1 või B2 tasemel. Kursuste põhine õpe toimub kas läbi aasta või poolaastate kaupa. 96 kohustuslikku kursust oleme jaotanud nii, et G1 aste oleks sisseelamiseks, G2 astmes lisandub õppekoormusele uurimistöö või õpilasfirmaga seotud iseseisev või meeskonnatöö ning 1-nädalane riigikaitseõpe. G3 astmes tundide koormus väheneb, teisel poolaastal on tunniplaani koormus väga väike, seda selleks, et õpilane saaks oma aega rohkem plaanida, valmistuda eksamiteks ja teha ettevalmistusi ja valikuid edasiõpinguteks. Õpilase individuaalse õpitee toetamiseks pakume laias valikus erinevate valdkondade valikkursuseid ning teeme koostööd erinevate ülikoolide ja partneritega. Kooli valikainete nimekirjas on kokku rohkem kui 50 valikainet.
Valikkursustena arvestama akadeemilise suunitlusega kursuseid, mis toetavad ja täiendavad kooli õppekava. Klassijuhataja tundide raames läbivad õpilased esmaabikoolituse, etiketikoolituse, finantskirjaoskuse koolituse. Tutvustame õpilastele erinevaid õpistrateegiaid, et toetada neid õppima õppimisel. Meie kooli väärtuskasvatuse oluline osa on see, et õpilased teevad vabatahtlikku tööd, ootuspäraselt 8–10 tundi aastas. Vabatahtlikku tööd saab teha nii koolis kui ka kooliväliselt. Võime öelda, et ennastjuhtiv õppija meie koolis valib esmalt meelepärase valdkonna ja huvipakkuva õppesuuna, valib endale teise võõrkeele ja soovi korral lisavõõrkeele, valib endale sobivad valikained gümnaasiumi jooksul, valib, kas teeb uurimistööd või õpilasfirmat, valib õppefilmi teema ja meeskonna, valib iseseisvad treeningud viimase aasta kehalise kasvatuse kursuse raames ja valib eelistustest lähtuvalt koolilõpueksami. Gustav Adolfi gümnaasiumis on tähthindamine 7 palli skaalal, kus positiivsed hinded on A+, A, B, C, D ja E. Valikainete puhul kasutatakse hindamisel arvestatud, mittearvestatud varianti. Iga kursuse lõpus pannakse välja kursuse hinne. Meie koolis peab iga kursuse arvestuslik kursuse hinne olema positiivne. Mitterahuldava või mittearvustatud kursuse hindega ei saa aastat lõpetada. Juba kaua aastaid viime läbi koolisiseseid tasemetöid ja üleminekueksameid G1 ja G2 astmes, mis peavad samuti olema sooritatud positiivsele tulemusele. Sisuliselt on see õppekorraldusest praegu minu poolt kõik. Kogu info, mis on seotud sisseastumiskatsetega, on leitav kooli koduleheküljelt. Palun jälgida infot. Registreerumine katsetele on juba alanud. Samuti palun kõikidel eelnevalt tutvuda kooli vastuvõtu korraga. Tänan kuulamast. Soovin teile palju edu ja kohtumiseni Gustav Adolfi gümnaasiumis. Miks tulla õppima keelte ja kultuuride klassi? Siin on sul harukordne võimalus õppida süvitsi kas prantsuse või rootsi kultuuri ja arendada oma suhtlusoskust. Keelte ja kultuuride tundmine avab uksi, loob mitmekülgseid karjäärivõimalusi ja aitab mõista ümbritsevat maailma. Selleks on kasulikud ka ingliskeelsed valikained, diplomaatia alused ja rahvusvahelised suhted. Lisaks tänapäeva kultuuriloole käsitletakse ka vanade tsivilisatsioonide kultuuri. Klassile kohustuslik valikaine hõlmab teadmisi nii ajaloost, kunstist kui kirjandusest. Kuna selle klassi õpilaste huvideks on lisaks eeltoodule muusika, teater ja film, on enese täiendamiseks kasulikud valikained näiteks draama ja teater, filmiklassika ja kultusfilmid ja kirjakunst. Lisaks Gustav Adolfi gümnaasiumile saab valikaine võtta ka Tallinna Ülikoolist ja Kunstiakadeemiast. Mis võimalusi pakub prantsuse keele suunal õppimine tulevikuks? Siin suunal saavutatakse vähemalt B2 keeleoskustase, mis võimaldab edasisi õpinguid jätkata Prantsusmaal või teistes prantsuskeelsetes riikides. Selleks, et värvikat prantsuskeelset kultuuriruumi põhjalikult avastada, võetakse ette õppereise Prantsusmaale, tehakse koostööd prantsuskeelsete koolide, Prantsuse instituudi ja erinevate saatkondadega. Samuti võetakse osa koolisisestest üritustest, näiteks traditsiooniks saanud prantsuse keele õhtust. Tere, mina olen prantsuse keele õpetaja Valdur Parašin. Õppimine prantsuse keele suunal Gustav Adolfi gümnaasiumis tagab selle, et gümnaasiumi lõpetamisel on meil B2 tase, mille tunnistuseks on Delfi eksami sooritamine ja Prantsuse riigi poolt välja antav diplom. See diplom tagab näiteks, et ükskõik millises prantsuskeelses riigis on võimalik tööd saada või õppida ülikoolis. Ja meie koolist igal aastal läheb keegi õppima Prantsusmaale kõrgkooli. Lisaks on meil süvendatud prantsuse keeles näiteks sellised ained nagu prantsuse kultuurilugu või siis ka Tallinna ajalugu ja giidiõpe prantsuse keeles.
mis tagab siis, et aasta möödudes on õpilased võimelised tegema ükskõik millises keeles, kas prantsuse, inglise või eesti keeles, linnaekskursiooni Tallinnas või siis meie koolimajas ja mida meie õpilased ka iga aasta regulaarselt meie kooli külalistele teevad. Prantsuse keele suunas õppimine ei piira kuidagi muid valikuid tulevikus. Meie vilistlased on läinud nii arstiteaduskonda Tehnikaülikooli kui ka näiteks kunstiakadeemiasse, sest kuna kõik õpivad laia matemaatikat, siis tulevikus on kõik tee lahti. Aga meie vilistlasi on ka prantsuse keelega läinud palju Välisministeeriumisse, Euroopa Liidu ametkondadesse ja teistesse ministeeriumidesse õppima. Bonjour, je m'appelle Isabelle et j'étudie en 12e classe sur la spécialisation dans la langue française. Comme vous savez, à la fin de la dernière année de vos études dans notre école, vous aurez obtenu le niveau B2. Mais quelles possibilités peut un tel niveau de langue offrir aux étudiants futurs? Le niveau B2 de français propose beaucoup de nouvelles possibilités pour les étudiants. Par exemple, cela rend possible l'application dans plusieurs universités francophones, entre autres une des meilleures universités des sciences sociales du monde, Sciences Po. Mais c'est pas tout. Si tu choisis la spécialisation de français, tu peux participer chaque année à l'Olympiade, au cours duquel tu peux perfectionner tes connaissances des cultures des pays francophones et apprendre à mieux débattre en français. Il est aussi possible de te sécuriser une place à l'université de Tartu ou Tallinn, obtenant des résultats excellents à l'Olympiade. Vad är det som gör svenska inriktningen så speciell? I svenskan ska eleverna i slutet av gymnasiet kunna tala ett språk på nivå B2, vilket inte kräver några förkunskaper före gymnasiet. Lisaks keeleoskusele saab teadmisi Põhjamaade kultuurist ja Rootsi ühiskonnast. Rootsi keeleoskus on kindlasti trumbiks tööturul. Eriti Põhjamaades toob keeleoskus sinu CV teistest esile ja võimaldab jätkata õpinguid Rootsis või teistes Põhjamaades. Gümnaasiumiaastate jooksul ootavad õppijad lisaks intensiivsele keeleõppele ka õppekäigud Põhjamaadesse. Mitte ainult Rootsi, aga ka Norrasse, Taani või isegi Islandile. Lisaks tehakse koostööd erinevate Põhjamaade õppeasutuste, Eesti Põhjamaade diplomaatide ja organisatsioonidega. 11. klassis korraldavad rootslased Luutsina päeva, mida tähistab Gustav Adolfi gümnaasium igal õppeaastal. Välkommen til Gustav Adolf gymnasiet! Tere! Ühiskonnateaduste õppesuund pakub paremaid teadmisi poliitikas ja majanduses ning ühiskonnas tervikuna. Siit klassist peaksid sirguma aktiivsed noored, kes ei pelga kaasa rääkida nii kohalikel kui ka globaalsetel teemadel. Üks osa sellest klassist keskendub süvendatult ettevõtlusele, Eesti ja maailmapoliitikale ning teine pool arendab oma teadmisi poliitilistes ideoloogiates, riigivalitsemises ning Eesti rollist maailmaorganisatsioonides. Kõik selle klassi õpilased õpivad kriitiliselt analüüsima avalikku kommunikatsiooni. See suund põimib kokku teadmisi kõikidest valdkondadest ning õpetab vaatama nende mõju ning sõltuvust teineteisest. Osaleme põnevatel ainealastel võistlustel, nagu näiteks ühiskonna- ja majandusolümpiaad, börsihai ja rahatarkusviktoriinid. Samuti saavad õpilased osalisteks õppekäikudest nii Eestis kui ka välismaal. Näiteks juba praegu külastab esimene ühiskonnaklass Euroopa Liidu parlamenti Strasbourgis. Ettevõtluse õppesuund. See on loodud õpilastele, kes huvituvad jätkusuutlikust ettevõtmisest ning tahavad oma teadmisi laias finantsmaailmas arendada. Lisaks on oluline rõhk ka koostööl ja loovate lahenduste leidmisel, sest ega Eesti ükssarvikud ühe inimese rammuga küll kokku ei löödud. Siin õppesuunas arenduvad tutvused majanduse maailmaga. Alati on oodatud kõiksugused äriideed ning käies praktikal erinevates ettevõtetes, nii Eestis kui ka välismaal, areneb töökogemus mitmekordselt.
Noored omandavad teadmisi näiteks finantskirjaoskuses, turunduses ning toote- ja teenusarenduses. Ettevõtluse suuna kõige erilisem ja suurem projekt on õpilasfirma tegemine, mille toetuseks läbivad õpilased mitmeid kursuseid ning koolitusi, saades parema ülevaate majandusvaldkonnast ja jätkusuutlikust ettevõtlusest. Lisaks antakse õpilasele parimad võimalused, et osaleda erinevatel ainevõistlustel, olgu selleks kas majandusolümpiaad või õpilasfirmade riiklik konkurss. See suund mitte ainult ei kasvata edukaid ärimehi või naisi, vaid aitab luua ettenägelikke mõtlejaid, kellel on hea arusaam finantsmaailmast, olles teadlikud nii ettevõtlusesse kuuluvatest nüanssidest kui ka rohetehnoloogiatest ja jätkusuutlikust tootmisest. Sotsiaal- ja õppesuunal on põhifookuses laialdane maailmatunnetus ja silmaring. Sellel õppesuunal arendatakse eelkõige sinu argumenteerimis- ja analüüsimisoskust ning arusaamist ühiskondlikust toimimisest. Sellel õppesuunal kogud sa lisateadmisi lähiajaloos, poliitikas, õigusteadustes ja ülemaailmsetes organisatsioonides. Samuti saad sa sellel õppesuunal õppides kaasa lüüa põnevates kogukonna algatustes, kodanikupraktikates, põnevates projektides ning külastada ka mitmeid organisatsioone nii Eestis kui välismaal. Sellel õppesuunal õppides arendad oskusi, mis elus niikuinii kasuks tulevad. Sestap sobib ka neile õpilastele, kes ei soovi veel valida kitsamat õppesuunda, vaid soovivad rohkem erinevaid valdkondi hoomavaid teadmisi, on huvitatud maailmas toimumast ning ei pelga ka ühiskondlikel teemadel kaasa rääkida. Kui märksõnad julge, aktiivne, silmaring, meeskonnatöö sind kõnetavad, siis on sotsiaal- ja õppesuund just sinule parim valik. Loodusteaduste klass sobib õpilasele, kes tunneb süvendatud huvi loodusteaduste ja elus ja eluta looduse protsesside vastu. Samuti on sul võimalus arendada oma teadmisi globaalsete keskkonnaprobleemide ja ökosüsteemi toimimise osas. Selles klassis viiakse läbi palju praktilisi tegevusi loodusteaduste laborites. Läbi eksperimenteerimise leitakse lahendusi elulistele probleemidele ning arendatakse oma loovat ja analüütilist mõtlemist. Lisaks saavad selle suuna õpilased teha koostööd teadlaste, arstide ja ülikoolidega, osaleda rahvusvahelistel olümpiaadidel ning läbi viia STEAM-projekte. Keskkonnateaduste õppesuund pakub süvendatud õpet maailmas toimuva kohta nii regionaalsel kui ka globaalsel tasandil ning arendab õpilase teadmisi majanduses, geo- ja astrofüüsikas ning keskkonnakeemias. Kui märksõnad keskkonnasõbralikkus, tulevikutehnoloogiad ja globaalne ressursisektor pakuvad sulle huvi ning sooviksid nendest rohkem teada saada, siis on see klass just sinule sobilik. Bioteaduste õppesuunas on omavahel ühendatud teadmised keemiast, bioloogiast ja füüsikast. Seeläbi arenevad noorel teadmised organismide ehitusest, funktsioneerimisest ja käitumisest. Bioteadused pakuvad õpilastele suurepärast võimalust kustutada oma teadmiste janu, sest siin õpitakse süvendatult kõiki looduses toimuvaid protsesse ning nendega seonduvaid seoseid ja mõjusid. Õppetöös on tähelepanu pööratud praktilistele tegevustele ja katsetele. Lisaks saavad bioteaduste suuna õpilased suurepärased teadmised inimese geneetika ja füsioloogia valdkonnas. Oma laialdase õppekavaga pakub bioteaduste suund imelist alusbaasi kõikides loodusainete valdkondades, tänu millele saavad õpilased lendu tõusta igasuguste erinevate teaduste suunas. Keemia, bioloogia, arstiteadus. Motiveerime noori avastama. Miks peaksid just sina tulema reaalteaduste klassi? Maailm on pidevas muutuses ning oma arenguga oleme jõudnud juba nii kaugele, et Eestist on saanud võimas digiriik. Siin klassis õpid sa programmeerima, looma 3D-mudeleid ning arendama oma teadmisi füüsikast, matemaatikast ja informaatikast.
Kui soovid mõelda kastist välja, arendada innovaatilisi ideid ning oled uudishimulik, on just reaalteaduste klass sinule. Tulles õppima reaalteaduste klassi, ootame sult motivatsiooni ning tahet muuta tulevikku. Kindlasti aitavad sind elus edasi reaalteaduste suunas omandatud oskused ning loogiline mõtlemine. Just nii. Lisaks külastame klassiga tehnoloogiaettevõtteid nii Eestis kui välismaal, osaleme võidukalt olümpiaadidel, STEAM ja UNESCO projektidel, maailmakooli võistlustel ning isegi teadussaates Rakett 69. Kas sul on sama palju pealehakkamist kui Boltil, Wise'il või Pipedrive'il? Kui jah, siis oled täpselt see õige. Inseneeria suunda on oodatud kõik, kes soovivad aimu saada inseneeria erinevate valdkondade alustest ning kes on huvitatud tehnoloogiast ja selle loomisest. Lisaks on inseneeria suuna õpilastel võimalus teha tihedat koostööd ülikoolide ja tehnoloogiaettevõtetega, käies põnevatel õppekäikudel. Sul on harukordne võimalus osaleda virtuaalreaalsuse praktikatunnis, kus saate teha katseid, mida tavalises klassiruumis ei saaks. Samuti on suur rõhk looval mõtlemisel ja asjade sisulisel töötamisel. Ehk siis te saate võtta masinaid koost lahti, mõista seda, kuidas need töötavad ja neid veel paremini kokku panna. Õpilased saavad rohkem aimu ruumilisest projekteerimisest, õpivad modelleerima ning saavad kogemuse kõrgtehnoloogiliste vahenditega töötamisest. Teadupoolest on just IT üks maailmas kõige kiiremini arenevaid valdkondi. Arvutiteaduste suunas saad näha, kuidas kõige algelisemad ideed jõuavad meie endi igapäevaellu. Kui tunned ennast suure kunstihuvilisena, siis pakub sulle kindlasti huvi veebidisain. Ja tegelikult see ei ole suur saladus, ma võin öelda, oma loovuse saad täielikult valla lasta, luues seejuures kõige ulmelisemaid arvutimänge ja arendades oma loogilist mõtlemist. Programmeerimisel esineb pidevalt apsakaid, aga neist saab õppida ja teha ägedaid projekte. Ja õpilased peavad olema loovad ja julged katsetajad, sest vigadest saab kõige paremini õppida. Gümnaasiumi aastate jooksul teed koostööd IT- ja tehnoloogiaettevõtetega, et teada saada, milline on Eesti IT-maastik. Ja kes teab, võib-olla oled just sina see, kes loob midagi maailma muutvat. Gustav Adolfi gümnaasiumis on oma võimlamaja ja siin toimuvad kehalise kasvatuse tunnid. Siin käib ka Kotsepuu maja rahvas, ehk siis 1.–6. klass. Võimlamajas meil on siin sportimiseks 4 saali, suur saal, meil on all siin jõusaal ja 2 akrobaatikasaali, milles ühes on ka peeglid, kus väga palju tehakse ka nii-öelda tantsulisi tegevusi. Võimlamajas näeb väga palju üritusi, näiteks äsja toimus siin jõulupidu. Me osaleme väga agaralt Tallinna koolinoorte meistrivõistlustel ja me oleme ka väga usinad neid siinsamas vastu võtma, korraldama. Toimub ka koolisiseseid võistlusi päris palju. Me mängime klassidevahelist võrku, korvpalli, tihtilugu ka õpetajad õpilaste vastu. Ja meid toetab ka üle kooli organisatsioon nimega Liikuma kutsuv GAG, mis teeb ka meie kooli vahetunnid hästi liikuvaks, lõbusaks ja sporti toetavaks. Gustav Adolfi gümnaasiumis panustavad õpilased suuresti koolielusse. Näiteks mina töötan koolis IT-juhina. Gustav Adolfi gümnaasium on IT-alal üks kõrgemaid arenenud koole Eestis. Lisaks tipptasemel tehnikale on meil välja arenenud ka IT-õpilaste võrgustik, millega saab liituda iga õpilane. Aga kes see IT-õpilane täpsemalt ongi? IT-õpilane on tehnoloogiahuviline, kes aitab igapäevaselt õpetajaid, saab osaleda IT-alastel koolitustel, osaleb arendusmeeskondades, edastab muresid IT-tiimile ning on osa kogukonnast. IT-õpilaste süsteem on meie koolis paigas juba aastast 2017 ning selle aja jooksul on välja arenenud mitmeid traditsioone, olgu selleks siis jõulu- või kevadpidu. Me õpime igapäevaselt midagi uut, saame katsetada ja uurida koolitehnikat ning vahest on meil huvitavad väljasõidud, kus õpime kooliväliselt uusi asju. Samuti on meil koolisisesed väljakutsed, kus saame oma teadmised proovile panna nii tundides kui ka väljaspool. Meie kool on tehnikarikas nii heli kui ka valgustehnika poolest. Helitehnika on meil tipptasemel, seega töötab meil lausa eraldi helitehnik, kes on samuti õpilane.
seega iga tehnoloogiahuviline leiab meie koolist endale midagi. Mehhatroonikaklubi on kamp fanaatikuid, kes tegelevad kõigega, mis on seotud mehaanika ja elektroonikaga. Meie viimane suurem projekt oli Robotexi raames väikese roboti ehitamine, mis suudaks labyrinti läbida, kuid oleme ehitanud ka 3D printerit, mänginud laserlõikuriga ning teinud muid elektroonikaprojekte. Kõikidel Mehhatroonikaklubi liikmetel on erinev kokkupuude mehaanika ja elektroonikaga, aga tegelikult klubisse astumiseks ei ole seda kokkupuudet üldse vajagi, sest kõik vajaminevad oskused saab kätte koha peal katsetades ja teistelt õppides. Lisaks võivad õpilased liituda KAG väitlusklubiga, mida viivad juba 4. aastat läbi meie enda gümnasistid. Klubis arendame kriitilist mõtlemist ja lahkame aktuaalseid ühiskonna probleeme. Kas te teadsite, et jagatud teadmised on korrutatud teadmised? Nimelt meie koolis toimub mentorlusprogramm, mille raames õpilased õpetavad teisi õpilasi. See on kasulik programm kõikidele osapooltele, sest et saab arendada oskust abi küsida, seletada, uusi tutvusi ja veel palju muudki. Ning mitte ükski heategu ei jää märkamata. See tähendab, et iga õpetatud tunni eest on võimalik saada KHT-sid ehk kogukonna hüvanguks tehtava töötunde. Seega, korrutatud teadmised on jagatud teadmised või oota. Kuidas see oligi? Mina olen Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilasesinduse president Anna-Milena Linder. Gustav Adolfi gümnaasiumis kuuluvad õpilasesindusse kõikide 7. kuni G3 klasside esindajad, kelle valib klass. Õpilasesindus valib enda seast esindajad hoolekogusse, õppenõukogusse, tervisenõukogusse ning G5 koolide ühendusse. Gustav Adolfi gümnaasiumis kuulub õpilasesinduse president kooli juhtkonda. Aktiivsed õpilased ja kooli juhtkond kujundavad kooli keskkonna üheskoos. Õpilasesindus käib toredatel väljasõitudel ning teeb aktiivselt koostööd G5 koolidega. Õpilasesinduses tegutseb organisatsioon Aktiiv, mis tegeleb ürituste korraldamisega ning kuhu kuulub praegu üle 100 inimese. Tere, mina olen Gustav Adolfi gümnaasiumi Aktiivi juht Suvi Sumberg. KAG Aktiiv on 7. kuni G3 klassi õpilaste vabatahtlik organisatsioon, mis korraldab kooliüritusi, loob KAG sotsiaalmeediasisu ning mille eesmärk on muuta õpilaste igapäevane koolielu huvitavamaks ja mitmekülgsemaks. Meie koolis leidub ulatuslikult talente, sportlaseid, muusikuid, kunstnikke ja teadlaseid ning Aktiivi abil saavad nemad oma oskuseid ja loomingut teistele näidata ning panustada seeläbi kooliellu. Viimaste aastate eredaimad üritused on olnud Halloween, jõulupidu, vaimse tervise nädal, sõbrapäev, kevadine vabalava ning stiilinädalad. Igal aastal aitavad aktiivikad jõulude ajal koolimaja kaunistada. Üheskoos aitame korraldada kooli spordiüritusi ning koolipäevadel on toimunud muusikalised vahetunnid ning kohvikud. Kui sina soovid panustada koolielu edendamisse, oled loominguline, aktiivne ning korraldushimuline, tule ühine KAG Aktiiviga ning muudame nii mõnegi õpilase päeva ägedamaks. Tere, mina olen koolileht Ausõna peatoimetaja Annabel ja räägin teile natukene lähemalt meie koolilehe tegemistest. Oleme ilmunud üpris pikalt, nii paberil kui veebis, nüüd taas oma täies selguses paberil. Ja lisaks siis füüsilisele koolilehele tegutseb Ausõna arhiiv, kus saab talletada siis koolisündmuste kohta pilte, videoid, kõigi nõusolekul siis muidugi. Ausõna on aus, ta on autentne, me keskendume õpilastele ja koolipere muredele, rõõmudele, kõike puudutavale nii läbi huumori kui tõsisema filtri. Vaatame järgmises numbris on ajalooline koostöö Reaalipoisi ja Ausõna vahel. Intervjuu Garrisoniga Hollandis õppimise kohta, KAG moepiibel. Ühesõnaga, väga palju toredat. Ausõnasse saab panustada igaüks, kirjuta, kujunda, pildista, toimeta. Ja Ausõna, me oleme vahva seltskond, kes sinu kogemuspanka kui CV-sse ja koolile palju juurde annab. Aitäh, kallid üheksandikud, et osalesite Gustav Adolfi gümnaasiumi avatud ustepäeval, mida sel aastal korraldas Aktiiv.
lisaküsimuste korral külastage meie veebilehekülge gag.ee või kirjutage info@kaag.ee.